donne speciali che sono madri ed amanti e conoscono bene. Tere päevast! Meie järjekordne suvereis on alguse saanud. Täna on 1. juuni 2024 ja oleme siis sõitmas hetkel Poola poole. Aga lõppsihtmärk on meil siis Prantsuse Riviera, Lõuna-Prantsusmaal. Täna me hommikul alustasime kodunt sõitu umbes 6:30 paiku ja hetkel oleme siis jõudnud Leetu. Me oleme siin Kaunase lähedal, jah? Jah, külje all põhimõtteliselt samas Kaunase kõrval. Jah, Kaunase külje all, et oleme nii palju sõitnud juba, ilm on hästi soe. Praegu 25-26 kraadi on umbes väljas. Ja oligi üllatav, et isegi kodunt ära tulles saime juba lühikese varukaga ära tulla, et Eestis on samamoodi soe praegu. Aga täna siis meil on esimene öömaja on meil Poolas, Augustovis, et ei olegi Varssavis nagu tavaliselt. Et seekord Augustovis ja peaks siis olema selline kämpingulaadne majake. Majal oli vist neid ruutmeetreid oli rohkem kui meil korter. 38, nii et maja on suurem kui meie enda korter. Vot, nii et mis ma veel oskan öelda, et tagasi koju me tuleme siis millal 22. juunil peaksime koju tagasi jõudma, et jälle jaanipäevaks koju tagasi. Ja 2 nädalat me oleme siis Lõuna-Prantsusmaal ühe koha peal. Cagnes-sur-Meris on meil öömaja, peaks olema selline tore basseiniga maja, poolmaja ilmselt, nii nagu ma aru olen saanud. Ja siis me seal sõidame ringi, seal Nitsasse, Monacosse, kuhu iganes veel, sinna Saint-Tropezi, Cannes'i, kõik need kohad tahaks läbi käia, natukene mägedesse ka, selline valge sugulane läheb. Ja. Täpselt sama ka avatava klaaskatustega. Värv on vale. Nii et sellised need plaanid on ja loodame, et kõik läheb siis hästi ja sõidame. Nii et õige pea tegelikult meil ainult paar tundi veel on jäänud ja peaksimegi olema juba oma öömajas Poolas siis Augustovis. Jõudsime siis kenasti kohale oma Poola öömaja. Siin on siis sellised majakesed. Ja Pood Lavenda on selle koha nimi, meie maja on see. Ja näed, meil on seal üks sõber ka kohe. Ma tahtsin sõpra näidata. Tere sõber. On selline sõber ja siis seal on nende sõprade maja. Ja seal on pererahva maja on seal. Ja siin on teine sõber veel, tema oli ka hästi sõbralik. Ma lähen näitan siis tuba ka teile. Tuba on siis selline. Siin on siis voodi. Siin on köögiosa, laud. Ja siin on siis magamistuba veel. Magamistuba siin on praegu kohutavalt palav. Ma ei tea, kuidas me õhtul seda jahutada saame. Loodame, et äkki natukene saab. Praegu on küll jube palav siin. Nii tuba on selline tavaline. Nii. Ja siis meil on veel siit saab välja minna. On siin meil ka siis selline terrass on meil siin. Et selline ilus terrass, et põhimõtteliselt on siin võimalik grillida ja muidu olla. Tere hommikust! Tere hommikust! Mis me teeme siin siis? Sööme? Täitsa Poola toitu, kohupima pannkoogid ja asariisipuder. Aga meil on siis uue päeva hommik, mis meil siis on 2. juuni, pühapäev. Ja varsti hakkame siis sõitma, sööme hommikust ära ja hakkame Saksamaa poole sõitma. Öösel oli jube kõva vihm, oli äike. Ma ei tea, ta oli tegelikult hea, ta jahutas mõnusalt. Temperatuur on praegu mingi 15 kraadi, aga eks ta siis hakkab päeva peale tõusma ja
et ega meil siin pikka pidu pole, kell on praegu 6:41, nii et mõte oli, et nii vähemalt 8 paiku stardime. Et sõidame siis Saksamaa poole. Oleme praegu siin kiirteel ja liigume Varssavi poole. Peale seda on Lodz, Wrocław ja siis juba peaksimegi hakkama siis Saksamaa piiri latama. Otwarcie słowackich teatrów to ważna informacja dla polskich turystów wędrujących granią teatr. Teraz mogą już legalnie przechodzić zgrupowanie przed Mistrzostwami Europy w Niemczech. Po południu mamy pierwszy trening. To ostatni etap przygotowań do turnieju, który startuje już 14 czerwca. Zgrupowani byli na 9 dni. W tym czasie rozegramy 2 towarzystwa meczu na płowie narodowym. Me oleme siis jõudnud vahepeal Saksa piirile, nagu siin siltki näitab, aga jubedad ummikud on siin ees. Meil oli liiklusavarii oli seal vahepeal, sellepärast pidime ringi sõitma üsna pika maa. Ma ei tea, mitu kilomeetrit seda oli. Ja nüüd siis on mingi piirikontroll meil siin ees, et vaatame, kas tahavad siis dokumente näha või miks siin selline ummik on. Et saame teada varsti. Saime siis nüüd üle Poola-Saksa piiri. Ma ei tea, kaua me nüüd seal aega ära kulutasime. No üle poole tunni vist ja tegelikult dokumente ei küsinud meie omasi keegi, et jäi mulje, et nad võib-olla otsivad kedagi või pistoliselt võeti siis kõrvale, aga noh, selline tülikas ummik oli, ütleme, ja aja raiskamine. Aga no pole hullu. Nüüd meil on öömajani on meil veel siis mingi 74 kilomeetrit ja siis oleme kohal oma Saksamaa öömajas. Ohorni linna lähme. Olemegi siis jõudnud oma öömaja kohale. See oli mingi selline nimi on tal Luxemburg. Borsthaus Luxemburg. Et selline ta siin on. Siin me saame oma asju hakata panema. Ja meie majakene on see siis siin. Number 1. Uks on lahti, juba ootab meid. Ja need majad on siis siin järjest niimoodi kõik. Aga lähme vaatame tuppa ka. Selline majakene siin on siis meil. Üleval vist on ka mingid magamisasemed, aga meile ilmselt piisab sellest ka siin. Siin on siis televiisor ja külmik on. Kööki siin otseselt ei olegi. Et vaatame magamis. Vannituba on siis siin. Tulega põlema panna. Kustutasin üldse kõik ära. Nii, nüüd sain tulega põlema. Et see olengi olemas. Et selline siis. Me trepist üles ka ma ikka vaatan, mis siin üleval on. Siin on ka sellised magamisasemed siis, et saab siin magada. Siin pidi olema ka restoran avatud, et praegu veel 2 tundi on avatud, et eks siis vaatame, lähme võib-olla sööme seal midagi. Tulime siis restorani sööma, et selline tore õppons on siin. Varsti saame süüa, siis on head isu. Tore mehike siin on. Vaatame, tellisime steiki omale. Näis siis, kuidas see meile maitseb. Meie toidud ka, et meil on siin siis peaks olema steik üleküpsetatud juustuga, kartulite ja köögiviljadega. Head isu. Kõht on nüüd siis head paremat täis. Toit oli tegelikult väga maitsev. Ja see oli siis sealiha steik oli see, mitte loomaliha, sealiha steik. Ja maksime kokku siis 59 eurot, 80 senti. Nii et no selline keskmine hinda. Aga tänase päeva ma lõpetan sellega ära ja nüüd siis ise natukene istume veel sinna. Siin on päris toredad kohad istumiseks. Ja homme hommikul siis hakkame sõitma Prantsusmaa poole. Nii et vahva. Hommikust siis, meil on esmaspäeva hommik, 3. juuni ja tulime siis hommikust sööma. Toodi meile juba kannuga kohvilauale ja seal on siis meie hommikusöögi valik. Marvi juba takseerib seal, mida antakse. Aga nii et
lähme siis hakkame sööma. Ja sööme eile. Natukene siis Saksamaa kiirteed ka filmida, et praegu sõidame siin, et see on siis selline teelõik, kus piirangud ei kehti. Siis saab pidurdada ilusti, on ju, maha pidurdada. Aga tegelikult on siin nii, et kiirused on ikka päris suured, et siin vahepeal meil oli 180, siis me jäime juba 3. reas jalgu, et pidime teise ritta minema. Muidu ei saanud. Aga sõidame Prantsusmaa poole, et see linn, kuhu me siis sõidame, selle nimi on Sochaux ja seal on meil täna hotell peaks olema ja see Sochaux linn ise siis on tuntud ka selle poolest, et Sochaux on Peugeot'de sünnimaa, sünnikodu ja seal on ka praegu Peugeot tehas ja muuseum, mida siis seal toodetakse. Aga sinna muuseumisse meil kahjuks aega minna ilmselt ei ole. Esmaspäeviti on nad kinni ja homme hommikul on meil vaja juba edasi sõita oma peamise sihtkoha poole. Aga nüüd siis sõidame ja loodame, et need üleujutused siin on kõvasti vihma sadanud ja Lõuna-Saksamaal on suured üleujutused ja need on, mõjutavad ka liiklust. Aga ma loodan, et need äkki on natukene siis rohkem lõuna pool, et me sõidame nii palju keskelt läbi, et äkki meid väga ei mõjuta. Ent loodame nii. Oleme siis edukalt jõudnud Prantsusmaale. Väike segadus oli, sest see üks esimene maasõidukoht, kus me oleks pidanud üle Prantsuse piiri tulema, oli suletud. Siis me hakkasime otsima alternatiive ja esialgu tundus, et peame läbi Šveitsi sõitma, et siis Prantsusmaale saada. Aga nüüd leidsime ikkagi teise koha või Tumm leidis meie eest. Ja praegu oleme siis nüüd Prantsusmaal. Nii et vaatame, natuke veel 78 kilomeetrit on hotellini. Sõidame. Nii olemegi jõudnud siis oma hotelli. See linn oli siis Sochaux. Ja hotell on meil siis selline B&B hotels, bed and breakfast. Saime oma toavõtme juba kätte, linnamaksu pidin maksma. 2 inimest, 1 öö oli siis euro ja 10 senti. Nii et aga nüüd siis võtame oma bagasi ja lähme tuppa. Nii, tuba on meil siis selline. Et siin on siis voodi ja siin on siis selline muu toimetamine. Et vaatame siis vannituba ka. See on ka siuke soliidne, viisakas. On ju? Normaalne ja meil on siis, siin on meil Prantsuse rõdu ja 1 öö olla. Ei ole isegi mitte Prantsuse rõdu. Lihtsalt siuke vaade on siis selline. Ja oma auto paistab otse aknast. On ma? Lõvi paistab sealt. Sealt on nad. No jah, me lähme toome siis ülejäänud asjad ka tuppa ja siis hakkame olema. Tere hommikust siis jälle, meil on teisipäev ja 4. juuni ja tulime nüüd veel korra, hakkame ära sõitma kohe ja tulime vaatama, siin siis asub Peugeot muuseum. Et siin on siis Peugeot'de sünnikodu, et esimene Peugeot tuli siit tehasest välja aastal 1891 ja siin töötab tänasel päevalgi veel, see on muuseum, aga tehas on ka kusagil ja töötab veel tänasel päeval kuni 16 000 inimest, kuigi see linn ise on ainult 2 ruutkilomeetrit suur, see Sochaux linn. Selline see muuseum näeb siis ise välja siin, et kahjuks ta on kinni veel alles, nad avavad kell 10, aga siis meie oleme juba kaugel, et meil on vaja ära sõita, pole aega oodata. Aga selline ta siis on. Peugeot ja Citroenid ka siis, need on mõlemad siit. Siin siis sündinud ja siit alguse saanud. Näitan siis natuke Prantsusmaa kiirteed ka. Et
Siin on siis 130 kilomeetrit tunnis on Prantsusmaa kiirteed lubatud sõita ja kõik sõidavad üsna korralikult. Mingeid kihutajaid väga ei ole. Ja siis need kiirteed on nii, et osaliselt on nad ikkagi tasulised ja ühe korra me oleme juba maksnud, siin on maksupunktid. Ühe korra me juba maksime 32 eurot. See oli umbes 300 kilomeetri eest. Ja praegu me oleme ka tasulisel teelõigul, nii et see peaks olema umbes 160 kilomeetrit, et eks siis paistab, palju me selle eest peame maksma. Seal ees paistavad juba mäed ka. Natukene on mägesi juba näha. Nii et varsti me peaks jõudma vist nende Prantsuse Alpide piirkonda ka, jätkame siis sõitu. Hakkame siis varsti kohale jõudma. Meil on veel 20 kilomeetrit hotellini, aga selline toredad teed on siin. Palmid on juba tee ääres ja nii et natukene maad veel minna ja olemegi kohe-kohe oma öömajas siis. Tere! Me jõudsime kohale. Puhkus algas. Meil hakkab puhkus nüüd. Näed, sa lõvi saime siia varju alla. Ja siin on see maja. Siin üleval elab peremees ise siis. Kusjuures ma tema nimest küll aru ei saanud, mis ta ütles. Aga vaatame vaadet. Ma kohe näitan see sissand, kui äge on see. Vot selline on see vaade siin kõik. Keeran siit. Ja vaat see seal all, see on meie bassein. Nii äge. Seal all on meie elamine. Et lähen siis kohe sinna ja hakkame vaatama. Sealt ülevalt siis tuleb siit mööda treppi alla tulla. Ja siis olemegi siin meie terrassil. Siin on meil grill olemas, saame grillida. Ja vaat selline istumine on meil siin. Ja vaat mis see on. See on ikka nii äge, see on ainult meie päralt privaatne bassein. See on küll, see on nii vinge nagu. Vaat. Aga lähme siis vaatame tuba ka. Siin me saame õhtul siis istuda ja natukene veini maitsta ja me maitseme me ei joo. Ja siis siit saab siis tuppa. Nii. Selline tuba. Televiisor ja kööginurk on seal. Meil on külmik olemas ja siis vaat selline. See on siin eraldi ja vannituba jääb siis siia. See tervist. Vaat selline vannituba on ka duširuum ja nii et kõik on hästi. Vaatame magamistuba ka üle. Magamistuba on meil siis siin. Selline ubane kapp on olemas. Oi, jälle läheb uduseks. Kapp on olemas ja siit on aken elutuppa. Nii ta on. Hakkame aga nautima siis nüüd. Siit trepist üles läheb peremehe eluruumid sinna ja lubatud meil minna. Võt. Katsetame siis väikest öist videot ka. Et kuidas meie hoov näeb siis öösel välja, et kõik tuled põlevad. See bassein on selline roheline kõik. Et ta on nagu väga äge. Ma ei tea, kuidas see vesi jääb näha. Meile tundub ta praegu jumala roheline. Ja need banaanipuud siin kõik nagu on valguse käes. Vot selline on see meie olemine siin õhtusel ajal. Väga äge. Aga tänaseks me lähme muidugi magama juba varsti, nii et on head ööd. Ja homme me oleme siis planeerinud teha autovaba päeva. Ehk siis vaatame siin Cagnes-sur-Meris ringi, et mis põnevat meil siis siin näha ka on. Aga head ööd tänaseks. Tere hommikust jälle.
on siis kolmapäev ja 5. juuni ja meie nüüd mõtlesime minna jalutama, et siin on see Cagnes-sur-Meri loss, Grimaldi loss, seal mäe otsas eemal. Praegu see tundub küll nagu uskumatud, kuidas me siis nüüd sinna läheme, aga selline meil see plaan praegu on, et eks siis paistab, kuidas me sinna kohale jõuame, aga väidetavalt on umbes pool tundi jalutada, praegu tundub see küll võimatu. No vaatame, lähme edasi. Mööda selliseid teid siis rühime sinna üles lossi poole, et ma vaatan siit vaadet ka korra, mis siit paistab. On päris ilus. No nii, ülesse me siis jõudsime lõpuks. Oli päris ronimine, kohe niuke väsitav ronimine. Aga praegu nüüd oleme üleval, see on siis siin Grimaldi lossi juures. Et siin on siis sellised välikohvikud ja see Grimaldi loss ise, see on siis, tasub ta siin. Ja loss on siis ehitatud 1300. aastal Cagnesi Lord Rainier Grimaldi poolt. Ja on pidanud edukalt vastu erinevatele piiramistele ja sõdimistele. Ja selle algselt ta oligi siis ehitatud nagu ainult kaitserajatisena, aga 1620. aastal siis muudeti ta selliseks residentsiks. Selle lossi siis Cagnes-sur-Meri linn omandas 1937. aastal. 46. aastal sai sellest siis munitsipaalmuuseum ja 48. aastal kuulutati ajaloomälestiseks. Ja seal lossis sees on siis jällegi erinevad näitused, kunstikogud, korraldatakse kontserte. Aga no vaatame natuke lähemalt. Sõbrustate või? Tulime siis siia Grimaldi lossi nüüd sisse. Pilet on siis nii, et oli 8 eurot ja see siis sisaldab ühtlasi ka sissepääsu Renoir muuseumisse, kui me samal päeval läheme. Aga kuna see on siin samas kõrval, siis me oleme mõelnud, et lähme käime siis sellises kuulsas muuseumis ka ära. Et selline see muuseum siit seest siis on. Ei, vaata, need on sellise laulja, kelle 40 portreed on erinevate, ei olnud Edith Piaf, keegi Susi, ma ei mäleta, mis ta nimi oli, ma kohe vaatan üle. See on siis, nüüd ma vaatasin järgi, see on näitus Solidor Donation on selle nimi ja see on siis kuulus kabaree laulja Susi Solidor ja tema 40 portreed, mis on siis maalitud erinevate kunstnike poolt. Et siin on näiteks sellised kunstnikud nagu Foita, Kisling, Laurentsin, Lemplika, Picabla, Van Dongen, suht võõrad nimed meie jaoks muidugi, aga selline siis. Ja nüüd siis ronisime siia ülesse torni, kust avanevad siis ägedad vaated linnale. Lähebki maanduma. Või kaamera, ma ei näe teda hästi. Ja maandumise rada on seal, kohe on maandumise rada. Võtta, mis see on, surnuaed või? Jaa. On seal ka. On ju? Jaa. Siin on siis need villad. Näitan ka Prantsuse lipu ära. Suurelt ja uhkelt.
Vot mööda selliseid ägedaid tänavaid läheme siis nüüd allapoole tagasi. Lähme otsime Renoir muuseumi üles. Jõudsime nüüd siis siia Renoir muuseumi juurde. Maja ise on seal. Ja siin on apelsinid puu otsas kasvamas. Ilus aed on. Aga jalutame, vaatame. Ja siis piiru seal majas ära, Renoir muuseumis, seal on hästi palju siis tema maale. Seal on nagu maja muuseum, seal oli mööblit. Väga askeetlikult elab, et ainult mõned lauad ja toolid ja voodi oli ka kusagil ja muud ei olnud. Nii.